Tere, mina olen Janno Seeder. Koos oma abikaasa Siret Seederiga korraldame ka see aasta Hiina õppereisi. Me nimelt oleme Feng Shui koolitajad, Feng Shuiga tegelenud juba 12 aastat. Ja Feng Shui teadupärast pärit Hiinast ja ühel hetkel tekkiski mõte, et miks mitte käia uurimas Hiinat lähemalt. Selle aasta reis toimub 14–28 mai, ilusal kevadisel ajal, seal on veel palju soojem kui meil samal ajal. Ja ütlen kohe, et vaatamata pealkirjale õppereis ei tähenda see osalejalt varasemat ettevalmistust või teadmisi ja infot saame koha peal. Ja selle aasta läbiv teema on 5 püha mäge, 5 püha taoistlikku mäge. Feng Shuis on selline peatükk nagu 5 elementi, tuli, maa, metall, vesi ja puu. Ja hiinlastel on kõigile nendele 5 elemendile ka oma mägi. Ja asuvad need Hiina väga erinevates osades, kõigi nende otsa saab tõusta, rõhutan, ei ole tegemist mitte alpinismiga, vaid viivad kõikjale trepid. Ja tõustes mäe otsa ootab meid ees taoistlik tempel, ja kus siis saab esitada oma soovid, jätta oma ohvriannid. Ja siin tasub ka märkida, et miks need templid on üldse sellistele kõrgetele kohtadele rajatud, aga läbi ajaloo on hiinlased uskunud, et teadmised liiguvad vertikaalis ülevalt alla. Nii nagu nad ka oma hieroglüüfe kirjutavad veel tänase päevani. Ja seetõttu ei ole nad kunagi paljuks pidanud minna jumalatele poolele teele vastu, ehk mäe otsa. Ja kohtudes jumalatega seal mäe tipus, saades uut infot, uusi teadmisi, siis alla tulles tuldi, jagati seda teiste inimestele. Nüüd on ka teil see võimalus minna jumalatele lähemale. Ja vaatame ka kaardilt seda marsruuti. Kuna mäed asuvad Hiina eri osades, siis see ring kujuneb meil ka nii suureks, alustame Pekingist, kulgeme mäe juurest mäe juurde, vahepeale jääb isegi üks siselend, et hoida aega kokku kiirrong ja niimoodi ringiga jõuame tagasi Pekingisse. Kõigi mäe otsa, nagu mainisin, tõuseme, aga samas nendes linnades, kus peatume, kindlasti jälgime kohalikku kultuuri, vaatame etendusi, uurime ajaloomälestisi, külastame templeid ja osaleme ka linnaparkides, näiteks võimleme koos, katsetame massaase, kõik need võimalused on koha peal olemas. Ja mis tasub kindlasti siin ka mainida, et tegemist on täiemahulise õppereisiga, infot saab piisavalt, aga see ei ole mitte väsitav, see ei ole ka füüsiliselt mitte kurnav, aga kindlasti ei ole tegemist sellise puhkereisiga, vaid just nimelt, et me kasutame iga hetke saamaks teadmisi Hiinast, enesest, ümbritsevast ja kuna tegemist ka õppereisiga, siis mainin, et hind sisaldab kõike, aga osade summade pealt on meil võimalik tagasi saada veel tulumaksu, deklareerime meie osad summad maksuametile. Hind sisaldab 4-tärni hotell, ööbimine peab olema hea, praktiliselt igal päeval 2 sööki heades restoranides ja loomulikult väga heast kvaliteedist transporti, kui me mäe juurest mäe juurde liigume, et nii bussid, rongid, kiirrongid, lennukid on kvaliteetsed, olme on hea. Mis nüüd ei kuulu selle hinna sisse, on reisikindlustus, vaktsineerimine, kui keegi seda oluliseks peab, ja loomulikult taskuraha, et see on prognoosimatu, palju kellelgi seda võib kuluda. Ja võin kinnitada, et tegemist on ühtsest huvist kantud grupiga. Me saame seal koha peal tuttavaks, õpime ennast ja teisi paremini tundma. Tegelikult reisi näol on tegemist suurepärase kingitusega, mille saate teha endale, võtta aega, kulgeda, näha palju uusi maid ja uusi kohti, selleks, et näiteks selline infogi, et Hiinas ei ole mitte, me ütleme, et kõik on hiinlased, seal on 56 eri rahvust. Nii et julgelt lähme uurime. Täpsem info nüüd marsruudi ja päevade kaupa reisi kohta on meie kodulehel www.seeder.ee. Sealt kaudu on võimalik ka reisile registreeruda ja seal on ka kontaktandmed, kus kaudu on võimalik esitada täiendavaid küsimusi. Kohtumisel!